Tänan sissejuhatuse eest. Ühtlasi vabandan nende ees, kes juhtuvad seda ettekannet vaadata ülekandes või salvestuses. Et ma tõesti ei saa nendele näidata seda postrit või vaatmikku, mida ma olen valmis teinud. Aga usun, et sellest väga suurt probleemi ei teki. Sest tegemist on sellise hästi spetsiifilise asjaga, millest ma hakkan rääkima. Tahaks ma täna rääkida siis tehnika sõnavara sobitamisest. Ja taustaks siis nii palju, et nagu juba mitu esinejad on siin rääkinud, et varasematel aegadel tõlgiti eesti keelde termineid kas saksa või vene keelest. Kusjuures alates umbes 50-ndatest aastatest, 60-ndatest aastatest muutus vene keel selliseks prevaleeruvaks keeleks. Enamus õpikuid, mida trükiti sellisel ajaperioodil, olid kas tõlkeõpikud või siis põhinesid venekeelsetel allikatel. Ja muidugi seetõttu oli vene keele mõju eesti keele tehnika sõnavarale suur. Umbes siis 90-ndate teisest poolest võeti suund, et peab üle võtma või peab siis tõlkima inglisekeelset terminoloogiat eesti keelde. Ja siin hakkasid tekkima probleemid või mured. Et mitte alati nad ei teki, et sellised juhtumid, millega mina olen kokku puutunud, neid on 5–10% võib-olla kõikidest terminitest. Aga siiski nendega peab aeg-ajalt rinda pistma. Ja need mured on siis järgmised, et mingisugune venekeelne mõiste omab laiemat tähendust. Ja see vana eestikeelne mõiste omab samuti laiemat tähendust kui vastav kaasaegne inglisekeelne mõiste. Teine mure võib olla see, et mingisugune vanem eestikeelne termin, mis on tõlgitud siis vene keelest, saab teise mõttesisu. Ja kolmas mure, mis võib olla, on see, et siis ei olegi võimalik tõlkida inglise keelde või leida täpselt inglisekeelset vastet mingisugusele vanemale eestikeelsele terminile, mida tõlgiti vene keelest, mida loodi mingisuguse vene teadlase poolt, ja mis oli alguses kasutusel venekeelses kirjanduses ja mida ingliskeelses maailmas ja eriti ei tunta. Detailidesse ma väga laskuda ei tahaks. Siin on, nagu ma ütlesin, päris spetsiifiline terminoloogia. Tahaks natuke keskenduda nendele võimalikele lahendustele, mida ma muredele pakun või pakuks. Siis esimene selline retooriline küsimus, mis minus tekib, kas saab lugeda veaks, kui mõni üliõpilane või mõni tõlk või kes iganes kasutab vanemad eestikeelsed terminid tekstis, mis ei sobitu hästi uue ingliskeelse terminiga. Otseselt veaks seda lugeda ei saa minu arust, sest see vanem eestikeelne terminoloogia päris tühistatud ei ole, vähemalt mitte ametlikult.
Aga kui tahetakse vältida võimalikke probleeme terminite tõlkimisega, siis peab hakkama kõigepealt seda uut terminoloogiat reklaamima. Ja reklaamimise all mõtlen ma seda, et peab või saaks uuendada õppevahendeid, et siis õpikuid, teadmikuid ja muud sellist. Et siis viia nendesse uut terminivara sisse ja võtta vana välja. Teine minu poolt pakutud või pakutav lahendus oleks see, et võiks või peaks hakkama rohkem promoma või reklaamima neid allikaid, kust saab neid termineid lugeda või kus saab neid termineid leida, seda sama sõna veebi. Sest minu kui õppejõu kogemus on see, et tänapäeva üliõpilased otsivad internetist andmeid, siis lasevad tehisintellektil neid eesti keelde tõlkida ja tehisintellekt eesti keelt ei oska, vähemalt mitte korrektset eesti keelt. Ja saab tulemusena sellist sõnaputru, et jumal hoidku. Ja siis kolmas lahendus, mida mina oleksin pakkunud, oleks see, et hakata nõudma üliõpilastel hakata nõudma tõlkidelt viitamist nendele allikatele, kust nemad võtavad üht või teist terminit või üht või teist mõistet. See ei puuduta kusjuures ainult neid vanemaid eesti keeli või uuemaid eestikeelseid termineid, see puudutab ka selle sama tehisintellekti kasutamist. Siis vähemalt õppejõud saaks aru, et kust tudeng seda või toda huvitavad sõna leidis. Minu poolt kõik. Tänan tähelepanu eest. Kas on küsimusi, kommentaare? Et seda vaatmikku saab silmitseda ja kindlasti veel Andrei käest juurde küsida seal samas teadlaste foorumis, kus on ka nüüd kohe saadaval suupisteid ja keelekastet enne järgmise osa algust. Kui küsimusi ei ole, siis täname Andreid. Aitäh.